börsile. Tere head kuulajad, 10. juuli hommikupoole, 9:30 ja salvestame järjekordset saadet Põllult börsile. Minuga on siin Bert, tere Bert. Ja, tere ka minu poolt. Ja mina Martin Maanta siin saatejuhina. Ja vaatame siis jällegi üle viimased turuliikumised, mis meil täpselt toimunud on. Hakkaks otsast jällegi minema teraviljadest, et Nisu Matifist siis esmajärjekorras ja mis minule Nisu Matifi puhul viimasel ajal on hakanud päris tugevalt närvidele käima on see, et me jõuame mingisuguse tasemini ära, on see siis seal detsembri futuuri peal 215 või 14, justkui tundub, et momentumit oleks, et jõuda veel kõrgemale, aga võhk saab otsa. Et kas me peame see Nisu Matifi saatma mingi Ironmani trenni või midagi peaks nagu muutuma, et seda momentumit seal tekiks juurde, aga lagi on ees ja lihtsalt ei taha läbi murda, et Bert, milles on asi? Täna me olemegi seal 215, 205, 208, kus keegi seda täpselt lugeda tahab, vahelises koridus päris pikalt juba kinni olnud. Mis mina näen, mis seda meie Nisu Matifit üles on ajanud, on põhiliselt meie mais, kus meie Euroopa maisigraafik on ju tegelikult läinud väga järsu nurga all ülesse. Seda sellepärast, et Prantsusmaal ja üldse Lääne-Euroopas on ju vägagi suurt kuumalaine, mis on maisile põntsu pannud. Aga tundub, et see ei anna nagu piisavalt põhjust ka teraviljafutuuride, Nisu futuurile sealt 215 läbi minna. Sest kui vaatame ikkagi teisele poole, ida poole, lõuna poole, siis sealpool on ju tegelikult teraviljasaagid väga-väga head ja samal ajal nõudlust ei ole. Et hinnad püsivad surve all ja me oleme ju tegelikult juba täna põhiliselt tipp-hooaja koristuse nii-öelda surve all, et ida pool Musta mere piirkonnas, seal on koristus varasem, see koristussuure on varem kohale jõudnud, et see seda täna nii-öelda all hoiab, et see Euroopa suures pildis see, kes see Nisu Matifi peal kaupleb, see ala on päris suur ja need asjad, olud sel aastal on päris erinevad selle otsades. Ja eks meil ongi veel seda, samas jällegi, kui sa ütled, et koristuse surve on peal, siis iseenesest võiks olla isegi õnnelik, et see Matifi tase pole veel madalam, et me ikkagi kuidagi mingis koridoris püsime sealt alla läbi murra. Ja ega kui sa mainid seda Euroopa maisi ega ka USA maisiga olid ka siin vahepeal ju murekohad üleval, et ise siin ka eelmine saade rääkisime, et USAs on kuumalaine peal. Nüüd justkui räägitakse, et see kuumalaine on taandumas, vaatasin ka eri USA linnade ilmaennustusi, mina näen seal 40 kraadi ja 35 kraadi igal pool, et kas see kuumalaine siis tõesti eeldab seda, et peab olema 45 või 50 kraadi, et nagu Ameerikas ikka, kui midagi on Ameerikas, siis on suur, et ka võib-olla temperatuurid on kohe automaatselt suured, aga see kuumus justkui nad ise väidavad, et on tegelikult taandumas ja see maisi hinnaralli, mis ka nüüd USAs vahepeal toimus, tulenevalt siis sellest kuumalainest ja sellest kogu sellest jutust selle ümber, siis ka need hinnad on hakanud sealt taanduma, aga USA põllumehed muidugi väga edukalt kasutasid seda, tegelikult võiks öelda isegi 4 või 5 päeva, ega neid rohkem neid kauplemispäevi polnud, et said päris palju oma uut saaki maisiga lukku pandud ja nüüd ongi hinnad paraku hakanud tulema sealt ka otsast alla poole, nii et turg kuidagi väga kiiresti reageerib erinevatele muutustele, et isegi kui seal, ma ei tea, 42-3 kraadis saab järsku 39 kraadi, mis on minu jaoks on jätkuvalt jube kuum, siis juba arvatakse, et tegelikult on kõik hästi. Ja mida USAs täna üldse ei teata, on see, et õised temperatuurid, mida ka jällegi varem mainisime, olid nüüd tagantjärgi vaadates siin vahepeal rekordkõrged. Et nii kõrged pika perioodi öötemperatuure pole isegi olnud ja tegelikult isegi keegi ei tea, kuidas see kultuuri kasvule mõju võib avaldada, et see info võib tulla alles siin mingi aeg hiljem, aga eks siis näeme. Aga oleme siin varem rääkinud ka natuke siin Lõuna-Euroopa koristustest, et kas on ka sealt mingit uut infot tekkinud, kuidas on meil siin nii-öelda lõunapoolsetel kolleegidel läinud? Tuleks korra veel tagasi Matifi juurde, et kui võtame seal meie kõige lähima positsiooni praegu, milleks on Nisu septembri positsioon, siis ajalooliselt juuli taseme ja oma sulgumise tasemel vahe 72% on ta langenud aastatest ja keskmine langus on 15 eurot olnud, nii et juuli ja siis sulgumise vahel. Ehk nagu me teame, alati need sulgemiste lõpud on vägagi volatiivsed, et palju seda
kahju või kasu on tehtud seal lõpuga, aga ikkagi ajalugu näitab, et juuli ja septembri vahel kõige lähim positsioon on langenud. Kas see nüüd tõmbab omaga kaasa ka detsembri positsiooni? Täna on raske öelda, kindlasti seal see spreed, kui nii läheb, see spreed võib suureneda, aga ikkagi näitab, et hooajalisus tihtipeale jõuab ka meil hiljem veel kohale. Jah, see hooajalisus muidugi üldiselt kipub tulema isegi varem, aga see aasta kuidagi tuleb hiljem, et kõik ootavadki siis seda põlluinfot ja mis meil ilmastik teeb. Aga jah, tõsi ta on, et need põllumajanduskultuuride nii-öelda siuksed sügise poole minevad trendid on 10 aastal 7-8 juhul nad ikkagi on alla, nii et see paraku nii on. Kui nüüd tulla koristuse juurde, siis ega koristuses midagi suurt muutust siin nädalaga olnud ei ole. Et Prantsusmaal koristatakse järjest jõudsamalt ja minnakse ka nisuga põhja poole. Kui algul tundus, et see saagikuse kasv ei tule, mida põhja poole minnes, siis nüüd ikkagi on ka saagikused ka paremaks hakkab minema. Ennustatakse seal kuskilt 10% vähem saagikust, aga ma arvan, et turg seda ootas, isegi osad turuosalised, ma arvan, et ootasid suuremat saagikahju, vaadates, mis saagikuse prognoosi siin enne koristusi tehti mõned poolt, et kvaliteedid on korras, proteiinid on seal 11 ja peale, mis võib-olla Eesti põllumehest tundub natuke madal, aga selle piirkonna kohta see ongi keskmine proteiin ja selle võetakse heaks. Jah, ega ka ju nisu Matifi Futuri alusvara on ju ka 11,5 protein vist, et selles mõttes, et see on täitsa nagu normaalne. Rohkem vaadatakse muid näitlejaid, kleepvalku, mahukaalu, langemisarvu ja need on sellel aastal väga-väga heal tasemel. Ehk nisu kvaliteediga täna muret ei ole Prantsusmaalt. Saksamaa poolt tootakse rohkem infot, täna ei sealt ei oska midagi veel öelda. Küll aga Rumeenias on seal ka kahetist infot, osad ütlevad, et see kvaliteet on väga hea, on toidunisu tõesti ütlevad, et esimesed koristused olid madalamad, seal infot ka kahetist, et mis see kvaliteet lõpuks siis on, seda täpselt on veel täna raske öelda, aga mis jätkuvalt on see, et saagikused on väga head. Rumeenia lihtsalt pole harjunud saama nii suurt saaki, vaata, siis ongi võib-olla erinevat infot tulebki rohkem, Ja, see on üks maaklerist üks ka huvitavalt rääkis, et Rumeenia oli just viimastel aastal väga palju nisu sorte välja vahetanud, et uued sordid, mis oli peale tulnud ja väga suurt kasupinda leidnud, et seal arutatakse, kas need ongi, mis annavad algul madalamat proteiini ja sellist. Täna ütlen see Rumeenia kvaliteedi osas neid jutte on väga palju erinevaid ja seda nii-öelda halli ala on seal oma jagu, et täna veel ei oska midagi kindlat öelda. Ja otrade juures on läbiv joon on korralikud saagid, 63 peale mahukaal, et odraga mingit muret tootmise osas ei näe. Küll aga müügi osas, et siin räägitakse, et esimesed Musta mere foobid ehk laeva laetumine hinnad on juba alla $200 ehk väga-väga tugeva surve all on odra füüsilise kauba hind ja seda me näeme ka ju valemitest, et valemid järjest venivad ja venivad. Aga kas sul endal on ka tekkinud mingisugust odra müügivõimalust või üldse nagu turg on hetkel nagu meie jaoks on siuke vaikus ja peamegi lihtsalt ootama, kuni see Musta mere surve saab mööda ja siis meie Eesti päritolu odraga kuskile hakkame jõudma? Ei, eks müüa saaks ikka, aga lihtsalt täna need preemiad ei ole olnud sellised, millesse uskunud olen, et täna näen, et kui meie maisi olukord on siuke, kui Musta mere oder loodetavasti leiab oma kodu kuskil mujal, mis ei ole meie sihtturgudel, siis see preemia võiks paremaks minna. Aga seda kunagi ei tea. Jah, ega oder siuke väike kultuur globaalses mõttes ikkagi paraku on ja me oleme näinud seal need hinnapreemiad, millest sa räägid ju seal amplituudiga siuke 60-70 eurot tonn, isegi võib-olla seal vaata, et ühe vilja hooaja sees, nii et seal on jah, see aken müügiks võib olla väga lühikene ja siis ta kaob jälle tükiks saaks ära, et nii see odraga paraku kuidagi kipub olema lihtsalt. Ja odraga, kui rääkida odra turust, siis seal on ka nagu täiesti erinevaid arvamusi. On neid, kes arvavad, et see odra turg läheb üles, et see kaabeldakse kiiresti ära, leiab oma koha ja läheb hiljem ülesse. Ja on ka tegelikult väga palju neid, ütleks isegi täna suurem osa neid, kes arvab, et see odra turg kukub täiesti kokku. Et meie piirkonda jääb liiga palju otra ja meil ei tõuse seda nõudlust nii palju, et seda odra preemiat paremaks ajada, et pigem kukub kõvasti, et eks me näe. Täna odra preemiad on järjest kehvemaks läinud ja täna lühiajaliselt keegi turuosalistest ei näe, et ta läheb paremaks, et pigem selleks ongi vaja, nagu ma ütlesin, mingeid kauplemiisuudiseid Musta mere odrale, mis seda üles aitaksid.
igasugune uus nõudlus või ka siis ütleme siin tõesti sihuke Euroopas maisi korralik saagikuse langemine, ega siis pead leidma asenduskaupa ka, nii et eks seal tasub silma peal hoida. Rääkides maisist, siis see tegelikult preemiate mõttes on kaasa tõmmanud nisu ja seda kohati tõmbas isegi päris agressiivselt kaasa, aga nüüd see on ka tagasi taandunud ja jõudnud sinna, kus ta oli, siis ütleme isegi enneste kuumalainet tagasi, et aga korraks, kes tabasid õigel ajal pakku, nüüd nendel oli päris hea preemiaga nisumüük. Jah, eks ajastus on väga oluline, mitte ainult hinna fikseerimisel, vaid ka muudel põllutöödel. Aga räägime ka rapsist, et rapsi hinnad on siin, kui me viimane kord salvestasime, siis novembri futuur kauples 513 peal, eile sulgus 528,5, et ikka päris korralik tõus. Oleme meediast saanud lugeda näha, et Ormusi väinas on taas kord jällegi läinud teema kuumaks ja energiahinnad on jällegi tõusnud. Et kas see on ainult osa sellest, et meil see raps on läinud üles või on ka mingi muud tausta seal taga? Minu arvates põhiliselt geopoliitika, kui me vaatame börsi, et suures pildis, mis täna koristatud on saagikused on ootuspärased, õlisused isegi natuke kõrgemad kui oodati, et koristusega või selles mõttes pakkumise poolega ei näe täna mingit muret suures pildis. Euroopa rapsi osas jätkuvalt on, ütleme selles mõttes väga suur nõudlus siseriiklikult, Balti riikide rapsi järgi on väga suur nõudlus meil sisetootmisel, et aga see ei suuda selles mõttes börsi mõjutada, et mina näen ikkagi, et täna rapsi börsi põhiline tõus tuleb geopoliitikast, Ormusi väinast ja energiahindadest, mis seda taas on üles ajanud ja kindlasti, nagu me rääkisime ka mõni saade tagasi, siis fondid on need, mis otsivad mustreid ja liikumisi, siis kindlasti see on üks koht, mis jälle kandis põhjust neile turule siseneda. Jah, kahtlemata, et iseenesest, kui sul ongi seal võimalik seal ühe päeva sees seal kõikumiste pealt 10-15 eurot tonn nagu tegelikult panna taskusse, siis miks mitte. Ja võib-olla rapsi poole pealt ju, mis on ka ikkagi jällegi mõju avaldab, on ju soja, et USA-s siin soja uut saaki on siis hiinlased jällegi natukene ostnud, et praegu hetkel kokku siis 536 000 tonni lukus on, mis on siis 2,1% kogu sellest 25 miljonist tonnist, mida Hiina on kohustatud ostma USA-st siis nüüd siis jah, selle kaubandusaasta lõpuni, aga eks nad seda võib-olla kuidagi hambad risti seal isegi teevad, sest et seal USA päritolu kaubal on 10% tariif on Hiinal määratud ja isegi kui seda tariifi poleks, siis ikkagi oleks USA päritolu soja märgatavalt kallim kui Brasiilia päritolu. Aga eks nad ikkagi hindavad seda stabiilset kvaliteeti, mis USA-st ka saab, et kui seal Brasiilias siin mitte isegi väga ammu oli probleem, et soja laadungite sees olid siis mingid võõrad umbrohud või mis iganes võõrkehad seal sees olid, et siis pandi korraks ju ka see import sealt kinni, aga igatahes ja igasugused Hiina ostud USA-st, need jällegi annavad sükest head kütet juurde ka soja hinnale, nii et eks see omakorda ka rapsi mõjutab. Aga rapsis on meil ju, mitte ainult rapsis, tegelikult ka nisus ja odras, meil on väljas ju ka aasta 2027 hinnad. On, juba teisest juulist oleme ka nendega väljas. Et rääkides uuest saagist, siis just lugesin ühte, ma olen küllalt põnevat raport uue saagi kohta, mis tõi välja, et kui me võrdleme täna nisubörsi ja rapsibörsi suhet, siis raps on 2,5 korda kallim. Millega nähakse, et rapsi ja üldse õlikultuuride kasvupind uuel hooajal tõuseb kõvasti. Osad julgevad isegi välja öelda ja spekuleerida, et tuleb järgmine aasta rekordkasvupind, aga suures pildis turu tänane toon on see, et uuel aastal rapsi pind kasvab globaalselt. Jah, ega see võibki olla siis meil ju lailaasti isegi meil idariigid ju ka siin, Kasahhid, Venemaad, rääkimates muidugi ka Kanadast ja Austraaliast, kes on sellised nagu tüüpilised rapsikasvatajad. Ja sellega on juba turul hakatud arutama seda, et uuel aastal, siis 2027 august ja november, nisu börs võib minna mingi hetk surve alla, kuna tootmine nii palju kasvab. Et lihtsalt juhiksin korra tähelepanu, et eile uue saagi hind, mis meil põllumehele väljas oli 475. Sadamas. Et kindlasti mina arvates üks kalkuleerimise koht, kas midagi enne külve ja juba sügisel suuri kulutusi kinni panna. Et see on iga põllumehe enda teha, aga mina kindlasti selle arutuse korraks läbi teeks ja vaataks ja mõtleks selle peale.
ma nii tagasihoidlik ei ole, mina ütlen kohe ära, müügikoht. Aga see on minu arvamus, sest et ega iseenesest talirapsi külvid on meil kohe ju käes, ega siin pikka maad pole ju jäänud, väetis on paljudel ostetud, mõnel veel osta, aga sügise kulud te saate ju suhteliselt selgelt teada, mis teil ju ära kulub selleks rapsi kasvatamiseks, mis on vist äkki isegi 2/3 kogusest rapsi kasvatamise kulust. Kevade kulud saate võtta kas või selle kevade baasil, mis oli niikuinii juba gramm kallim, ja saagikuse saate seal ju arvestada mingi viimase 5 aasta keskmist ja siis mingi maita juba selle 475 pealt kokku ära panna ja tegelikult ikkagi päris tõsiselt mõelda, et kas seda juba midagi seal ikkagi risk hakata otsast tajutama ka 27 saagis. Et isegi kui siin tõesti see kevadajätis hinda täna veel ei tea, jah, kahjuks on selle kogu Hormuzi väina teemaga nüüd tõesti energia läinud kallimaks, kaasa arvatud gaas, mis võib jälle omakorda lämmastiku hindadele mõju avaldada. Aga uue kevade lämmastiku ostmisega on niikuinii veel aega atra sättida, nii et ma arvan, et seal Excelis seda numbrit kohendada selle väetise osas on suhteliselt lihtne ja nagu siin juba sai mainitud, ega suurem kulu juba niikuinii tuleb sügisel ära kanda. Et jah, kindlasti koht, mida mõelda, aga veel teadmiseks täna õhtul, 10. juuli õhtul on ka uus vasteraport tulemas välja. Ega ma ei tea, kas sul on Bert ka teada, mida sealt täna üldse ette oodatakse? Suurt muutust suures pildis ei oodata, eks kindlasti mais on üks asi, mida järgitakse ja on siis seesama meie jaoks juba kõige huvitavam on see USA ja Euroopa nisutoodang, et mõlema üle on päris palju juttu olnud, mis need toodangunumbrid on ja eks need ikka turg vaatab, aga suures pildis täna ma ei ole kuulnud, et keegi hõikaks välja mingit suurt muutusootust, et arvatakse, et muutused tulevad pigem väiksed. Jah, eks näeme, ega õhtul oleme juba targemad ja kui seal on tõesti midagi väga maailma muutnud, siis nädala alguses teeme ka kohe uue saate peale sellel teemal. Eks siis jah, kui on tõesti midagi väga-väga olulist, siis kindlasti hoiame teid head kuulajad kursis. Aga seniks head fikse ja uute kuulmisteni. Jaa, viimane soe nädalavahetus enne koristust tulemas, nii et puhake ja nautige seda. Järgmise nädalani. Põllult börsile.